Tervist, kuna alates tänasest on Eesti Päevalehe kommentaariumis mõningad muudatused, siis minu kõrval siin Eesti Päevalehe Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald, kes natukene räägib lähemalt, mida siis Päevalehe lugejad sealt kommentaariumist leida võivad. Aga Urmo, enne kui me tänasest päevast räägime, vaatame kiirelt tagasi minevikku, et millal see kommentaarium üldse tekkis ja kas ta siis, kui ta tekkis, oli täiesti perfektne, see oli kommentaariumi kuldaeg, kõik töötas suurepäraselt. Eks ta tekkis siis, kui tekkisid Eestisse esimesed internetisaidid, Mega ja Delfi ja ma isegi kõiki neid ei mäleta, kuna ma ei ole olnud alguse juures, aga eks loomulikult see algne idee oli see, et tekkis kollektiivne aju. Et inimesi on palju, toimetused on alati väiksed, ükskõik kui suured nad pole, toimetused on väiksed ja kunagi ei suuda toimetus kajastada ühte teemat kõikidest valdkondadest, kõikidest tahkudest. Ja nii siis, kui praegu me peame arvestama, et tegelikult inimestel ümber meie alati rohkem informatsiooni, emotsiooni ja teadmisi kui toimetustele. Ja sellepärast on see loodud, et inimesed saaksid koos arutada, emotsioone jagada ja kuidas nad nüüd tänasesse päeva välja jõudnud on, siis sellel on väga loogiline jada olnud. Kuna interneti kommentaarium oli kunagi väga uus ja inimesed ja kui uut asja alustada, siis sa võid küll analüüsida need plusse ja miinused, aga kunagi sa ei tea, mis tegelikult juhtuma hakkab. Mis on aastatega juhtunud, on see, et on arvestatav hulk, mis ei ole väga suur, aga on hulk inimesi, kes ei oska käituda. Nagu me teame, on alati inimesi, kes ei oska käituda liikluses, kes ei oska käituda pidudel, kes ei oska käituda koolis ja on ka inimesed, kes ei oska käituda kommentaariumis. Ja et neid inimesi kuidagi eemale lükata halvasti käituvaid, kes terroriseerivad teisi inimesi, et nendest eraldada arukad kommentaarid ja ka need anonüümsed kommentaarid, mis viivad diskussiooni edasi, siis me jõudsimegi sellise sammuni, et alates tänasest on Eesti Päevalehe kommentaarium 8 löödud, on olemas eraldi registreeritud kommentaarium, on eraldi anonüümne kommentaarium. Me ei taha pöörata selga anonüümsete kommentaaridele, kaugeltki mitte. Küll me tahame eemale lükata need kommentaatorid ja kommentaarid, mis ei sobi avalikusse ruumi. Põhimõtteliselt anonüümsed kommentaarid oma endise sisu ja au ja hiilgusega on olemas, nad on lihtsalt lükatud nii-öelda vaiba alla ja kui inimene tahab, siis ta võib selle vaiba ära kergitada ja näeb neid sealt endiselt. Esimeses vaates peaks olema näha need kommentaarid, mida on kirjutanud registreeritud kommentaatorid ja samamoodi registreeritud kommentaatorite seas on meie enda autorid. Me tahame iga päev 1, 2, 3, 4, 5 lugu kommentaariumis rikastada ka nende inimeste aga ainult Eesti Päevalehes praegu? Ja ainult Eesti Päevaleht täna. Tahame rikastada ka nende autorite poolt, kes on loo ise kirjutanud. Miks see on Eesti Päevaleht? Sellepärast, et kõik asjad, mida testida, kõik asjad vajavad testimist. Ja kuna Eesti Päevalehe veebikeskkond on natuke väiksem kui Delfi veebikeskkond tervikuna, siis me katsetame seda Eesti Päevalehest, kas see tehnilised lahendused töötavad, kas ideoloogia töötab ja mõne aja pärast, kui me oleme saanud kinnituse, et see töötab, me läheme üle ka eestikeelsesse Delfisse ja venekeelsesse Delfisse. Aga mis võimalused ajakirjanikul seal kommentaariumis kaasalöömiseks siis on ja mida ta tegema hakkab seal? Võimalused on väga laiad, et kahtlemata kõikide lugude juures üldse ei pea kaasa lööma, aga on lood, mis on oma kaalult mõjukamad või vastupidi, mis on vastuolulisemad või hoopis on need, mis saavad mingi jätku. Ma toon täna näite, tänases Eesti Päevalehes on lugu Gunnar Lehist ja Sulest, kes on Londonis vaatamas Erika Salumäe oksjonit. See lugu ei lõppenud ära, kui leht ilmus. Tegelikult täna on Gunnar Londonis on mingid ootused, Londonis on kogunenud Einar Seli, veel mingid Eesti ettevõtjad ja see protsess läheb edasi. Ja ajakirjanik tahab öelda, mis vahepeal juhtub. Igatasti ei ole võimalik teha uudise vormis, on mingid pisikesed säutsud tähelepanekud, mida saab jagada kommentaariumis just. Samamoodi, mida ma ise olen tänases Eesti Päevalehe veebikeskkonnas kaasa kommenteerinud lugu, mis ilmus Eesti Päevalehe arvamusküljel, mis käsitles just seda 2-tasandilist kommentaariumit. Aga ma tahaks teha ühe paranduse. Me ei taha lükata anonüümsed kommentaatorid vaiba alla, kaugeltki mitte. Need sammud, mida me astume, on kõik tingitud sellest, et saaks pisendada halbade kommentaatorite osakaalu ja halbu kommentaare. Ei ole ühte sammu, ei ole ühte kuldvitsat. Kui me selle liigutuse ära teeme, siis muutub kommentaarium puhtamaks ja paremaks. Absoluutselt ei ole niimoodi. Ehk me peame astuma nii meie portaalipidajad, toimetus, kommentaatorid, igaüks väikese sammu, et me saaksime selle vihakõne ja terroriseerijad kommentaariumist eemale. Ajakirjanikul on tõeb kasuks, kui nad on selle info sees, mida teavad me lugejad. Et kui meil on toimetuses circa 80–100 inimest, siis kindlasti on teoorias me lugejatel, keda on 100 000 rohkem informatsiooni
rohkem informatsiooni, mida jagada. Et tänases Eesti Päevalehes sa kirjutad arvamusloo, kus sa siis kutsud inimesi ennast registreerima ja siis registreeritult kommenteerima. Aga mis taust seal on, et kuidas registreeritud kommentaar on parem anonüümsest kommentaarist ja kuidas registreeritud kasutaja vaat iga asi on parem siis nagu anonüümsest? Seal on nagu väga lihtne inimlik loogika. Et kui ma olen ennast juba registreerinud, ükskõik kuhu, kas meie kommentaariumisse või kuhugi mujale, siis tõenäosus, et ma läbi selle hakkan mingit jama ajama, on natuke väiksem. Punkt 1. Punkt 2. Inimesed, kes on registreerinud või kes osalevad registreeritult, neid on lihtsam tabada, kui nad edastavad vihakõne, kui nad ropendavad, siis on meil väga suur tõenäosus, et me saame need kätte ja me saame nendega teha mingeid menetlusi, et inimesed õpiks, et nad enam ei oleks kommentaariumis. Mis menetlusi siis tehakse näiteks kasutaja Peeter Paan 1+3-ga, kui ta on öelnud, et me oleme seda kontaktid ja kuni selleni välja, et me saame viia politseisse avalduse, et inimene on reostanud meie kommentaariumit. Aga põhimõtteliselt see ei ole ainult nagu kasutaja nime järgi, vaid seal on ka siis IP-aadress ja mingid muud internetis inimesed peavad tegema, jäljed. Ma soovitan inimestel ennast registreerida ja siis nad näevad, millised jäljed nad peavad jätma, et Delfi ID saada ja need, kes tulevad sotsiaalvõrgustike kaudu, need on niikuinii lihtsamalt tuvastatavad.